kuna meie ajalugu on tegelikult ju alles 2 trimestrit, siis ega mul väga palju sellist sisulist täna veel kiita selles mõttes ei ole, et üks asi, mis tohutult inimestele meeldib, on ikkagi meie maja, mis sai ta ka aasta puitehitise tiitli ja ta on seest hästi hubane. Ma meelega ei pannud siia pilte sise sellest, et seda tuleb vaatama ikkagi tulla. Seal on hea olla, seal on, see puit tekitab sellise koduse tunde. Need 2 trimestrit on olnud ju tegelikult nii suurele hulgale, et kujutage ette, kui 1. septembril tuleb majja 400 inimest korraga ja selles hoones ja selles organisatsioonis ei ole veel kultuuri, siis see võtab päris mitu aastat aega, millal see kultuur tekib ja see kultuur tekib nende inimeste sümbioosis, ehk siis on asju, mida me ei saa tegelikult nagu ette arvata ja ette ära teha. Aga seda me täna loome ja võib-olla see ongi üks asi, et Rae gümnaasiumis noor, kes tuleb täna meie kooli, ta saab selles oma osa panustada ja tulevikus mõelda, et see traditsioon toimib siiamaani selles koolis, järelikult on see minu panus antud. Aga Rae gümnaasium ise on siis selline, et mul on pluus ka seljas arene, üllata, korda, naudi, on meie sellised märksõnad, et me ei ole sõnastanud uhket visiooni, aga kogu see visioon peitub nendes 4 sõnas, mis tegelikult toimib igal ajahetkel, ka praegu siin, et noored, kes te siin istute ja mõtlete nendele 4 sõnale, siis üks haaval, siis tegelikult kehtivad need sõnad ka praegu. Aga nagu ma ütlesin, mulle meeldib seista pideva arengu eest, mulle meeldib, kui inimesed lasevad ennast üllatada ka ebameeldivates olukordades, et ma kartsin, tegelikult sain hakkama. Arengupõnevus on ka selle asja juures, et ütleme nii, et õppimine ju ei toimu, kui pingutust ei ole, nii et selle pingutusvaba elu ei ole olemas. Et selles mõttes, et seda tuleb lihtsalt väärtustada, et sul on antud selline võimalus. Ja usub rahulolusse ka saavutuste üle ja saavutused võivad olla ka läbikukkumised, aga nendest alati õpitakse. Et need on need 4 märksõna, mida me tahame kanda. Meie gümnaasium on selline, kus 96 kohustuslikust kursusest, mis peab olema läbitud gümnaasiumi lõpuks, 2/3 on siis need põhikursused, aga ülejäänud 1/3 õppekavast paneb õppija ikkagi ise täiesti kokku. Ja meil ei ole klassijuhataja süsteemi, meil on igal õpilasel oma individuaalne mentor ja individuaalset mentorlust on tõesti Eestis ainult 2 koolis, üks on Rapla, kus ma enne juhtisin ja täna on Rae, et teistes koolides, riigigümnaasiumides on ikkagi grupimentorlus. Ja mentori ülesanne on olla noorele täiskasvanud arengupartner. Ehk siis kõik teemad, mis sul tekivad, sa saad läbi rääkida oma mentoriga. Et minu eesmärk selle individuaalse mentorlusega on olnud see, et ükski noor ei jääks tähelepanuta. Et tal on olemas inimene, kelle poole ta saab pöörduda. Ja veel üks lahe asi, mis on selle 2 trimestri jooksul meie majas olnud, on, et õppimiseks on kogu koolimaja, et õppimine ei toimu ainult klassiruumi 4 seina vahel, vaid meil tõesti avatud aladel toimuvad grupitööd, rühmatööd, tore on, kui tulevikus tulevad sinna ka erinevate ainete lõimingud, nii et see on see töö, mida me täna täiesti propageerime ja täna tulin just õpetajate seminarilt, kus õpetajad läksidki välja mõtlema, et mis on see järgmine samm, mida ette võtta. Ja üks asi veel, et minu selline soov on olnud, kui ma kandideerisin, et panustada inseneeria valdkonda, sellega, et me valmistame koolis noori ette vähemalt nii palju, et nad ei kardaks sõna inseneeria. Ja me oleme välja töötanud tuleviku töömaailma kimbud ja need kimbud on siis pealkirjade näete, see on transport, logistika, tootmine, kommunikatsioon, arhitektuur, tervis ja infotehnoloogia ja siis iga noor valib 9 aastaks omale siis ühe kimbu, kus ta siis käib läbi need valikained ja õpib neid tundma. Eesmärk ei ole, et sa saaksid, ma ei tea, infotehnoloogias juba targaks, vaid lihtsalt, et sa saad maitsta neid asju ja lased ennast üllatada, et selline valdkond ma ei teadnudki ja ma saan täna seda proovida. Nii et see on see, mida meie tahame pakkuda. Ja sisseastumise
teemal võib olla see, et meil ei ole katseid, meil on vestlus ja meil on tingimus, et sul ei tohi olla tunnistusel mitte ühtegi negatiivset hinnet, kaasa arvatud käitumine ja hoolsus ja eksami tulemused on olulised. Ja ajakava on tegelikult meil ka kooli kodulehel juba kõik olemas, et selle sisseastumise kohta on täiesti kodulehel oma blokk, mida tasub täiesti südamest läbi lugeda. Et see on selline Rae gümnaasium, kuhu poole me liigume, et meil on veel palju teed minna.